me oleme Surgent ja me ühendame enda muusikas vanakooli death metalit uue kooli modernse death metaliga. Ja meie live showdes me oleme kasutanud video taustu, mis on siis seotud meie plaadikujundusega. Ja meil kuidagi õnnestus oma debüütplaadiga võita ka Eesti muusika auhindade aasta metalialbum ja mitte kunagi pole ükski death metali bänd seda varem võitnud ja me olime päris õnnelikud selle üle, me ei oodanud seda ja nüüd siis edasi hakkame uut plaati tegema, uut materjali tootma. Kusjuures minu teada me ei ole isegi esinenud mingil põhjusel väga väikestes kohtades, kuidagi ei ole õnnestunud. Äkki rolliklubi on kõige väiksem klubi? Ja rolliklubi vist Tartus jah, tõesti on nii-öelda kõige väiksem või kõige pommiaugum nii-öelda, kui nii võtta. Ja kõige suurem, ma ütleks... Jah, HRL-i B-lava ja sinna need, ma arvan, mautuvuse poolest on Mellopekteena ja Tapper ja niisugused asjad, ütleme sarnased tegelikult, ma ütleks. Aga erinevuste suhtes ma ütleks, et ma võrdleks siinkohal tegelikult niisugust siselava välilavaga, et ma arvan, seal tuleb tegelikult kõige suurem erinevus, et siselavadel on alati võib-olla minu kogemusest vähemalt natkene vähem intiimsem tunne kui nagu seni meie välilava kogemustest. Ma ei tea, Jaan või Sten võivad nagu vastu vaielda selles mõttes, aga see on, ma arvan, põhierinevus tegelikult ja mulle kindlasti meeldib väljas palju rohkem mängida. Minule isiklikult meeldib väikelava ka, et tekibki hästi hea kontakt inimestega, et mõni on sul koha otse lina all ja siis saab nagu kuidagi lava peal suhelda ja tekib sünergia. Aga võib-olla kõige kihvtim koht, kus ma olen esinenud, oli kunagi Pärnus, aga see ei olnud mitte Surgentiga, vaid Hurricane'iga. Ja see oli nii väike koht, et seal oli niimoodi, et kui inimesed tahtsid vetsu minna, siis meie kidramees pidi nagu lava pealt eest ära astuma korraks. Et inimesed pidid vetsu minema üle lava. Minu jaoks on selline lugu Blood Offering. Mille poolest? Lihtsalt, ma ei tea, kuidagi nagu rütmiliselt minu jaoks nagu ühest küljest välja kutsuv ja teisest küljest selline mõnus lugu, mida mängida. Minu jaoks on Beast of Prey, sest et see on, ma arvan, vokaalselt kõige nõudlikum lugu meil, sest et seal on hästi palju niisugust nagu järjest rapid fire'it ja loo keskel on vist kõige pikem karja, mida ma olen elus pidanud korduvalt tegema. Ja selleks karjaks valmistumine iga kord on nagu, see on niisugune kerge mentaalne gümnastika, et ma ma reaalselt pean mõtlema ja valmistuma selleks üheks liigutuseks. Et see on alati niisugune, et okei, nüüd tuleb see lugu, siis teeme siis selle ära. Minu jaoks on Peak of Repressioni süke sooloeelne lõik, kus mul on seal üks hästi raske gitarri soolo. Aga samas seal on ees süke hästi lahe bridži osa, mis nagu et ühest küljest ma peaksin juba keskenduma sellele soolole, mis tuleb, aga teisest küljest ma lihtsalt tahaks täiega moshida seal ja siis tekib süke huvitav vastuolu ja ma nagu ühest küljest kunagi ei tea, mida seal teha, aga teisest küljest see ongi süke äge tunne. Mul isa on ka muusik ja isa ütles niimoodi, et see bänd, kes koos õlut tegi ja joomas läheb ruttu laiali.
ja minu meelest see on väga hea point, et bänd ei tohi muutuda nagu ainult töö tegemiseks, vaid bänd on ikkagi eelkõige ka mingite ühiste huvidega inimeste seltskond on ju ja need inimesed, üks asi on see muusikaline pool, mis on kahtlemata oluline ja on väga hea, kui sa suudad seda teha väga kõrgel tasemel, aga lõppkokkuvõttes tuleb ka lihtsalt nagu hängida. Ja see ongi see siuke tasakaalupunkti leidmine, ma arvan, et on bände, kes nagu tegelevad ainult hängimisega ja seda muusikalist poolt võib-olla ei arenda ja siis on võib-olla teine äärmus, kus sa tegeled võib-olla ainult selle muusikaga ja tegeled mingisuguse eesmärgistamisega ja jääb see häng kõrvale. Ja ütleme nii, et ma olen nagu oma bändi tegemistega mõlemas äärmuses käinud ja ma arvan, et see ongi see põhi nagu nõuanne noortematele võib-olla siis, et katsuge leida nende kahe vahel tasakaal. Ma arvan, põhimõte, mis mul pähe tuli, oli see, et mul tuli koheselt flashback sellises bändi, mida ma pikka aega pidasin nimega Payan, kus ma ütleks, et mingid tegemised jäid selle taha kinni, et kuule, aga teeme ise, säästame raha. Ja minu arust nagu suurim õppetund nagu üleüldiselt tegelikult elus, mille iganesega, olgu see mingi koduremontimine või autoremontimine, bändi tegemine, mis iganes on see, et don't be cheap tegelikult, sest et kui sul on võimalust mingisuguse teenuse eest raha maksta niimoodi, et sa outsource'id seda ja selle asemel sa annad endale seda ajavabadust, et sa siis näiteks võtame muusikast kohe võrdluse, sa maksad mingile tüübile, et ta siis miksib su plaadi valmis, on ju selle asemel, et sa ise hakkad sellega tegelema. Sina saad samal ajal tegelikult tegeleda näiteks loominguga, mingite muude bändi aspektidega ja ma tean nii enda pealt kui ka väga paljude sõprade tuttavate pealt, kes teevad muusikat, et see plaadi miksimine, see tapab ütleme, mõndadel inimestel võib-olla väga meeldib see ka, aga päeva lõpuks see tapab mõnes mõttes sinu moti nagu ise enda muusika tegemise suhtes ära, sest et sa oled 24/7 selles heliliselt sees, sa tead igat kriuksu, igat kraapsu ja sa ei kuule oma enda muusikat enam nii, nagu sa võiksid tööd kuulda. Et minu arust seal on nagu oma maagia, kui sa oled üles salvestanud oma muusika, keegi teine on selle ära miksinud ja töödelnud ja siis sealt tuleb nagu niisugune kolmanda osapoole visioon tuleb tegelikult juurde sinu muusikasse ja see on nagu väga oluline aspekt minu meelest. Mulle ükskord õpetaja rääkis sellise nagu elutõe bändi tegemise kohta, mis sisuliselt tegelikult läheb väga lähedalt kokku sellele, mis Jaan just rääkis, aga et bändi tegemise juures on 3 elementi ja kui nendest 3 elemendist 2 on täidetud, siis tasub seda bändi teha. Kui on 1 või ühtegi neist ei ole, siis põhimõtteliselt ei ole mõtet seda teha. Ja need 3 elementi on rahaline pool, et kas see raha või kas see bänd siis nagu teenib väga hästi. B on seltskond, et kas üldse bändi liikmed, kellega sa koos aega veedad, kas need on toredad inimesed, kas sulle meeldib nendega koos olla või mitte. Ja 3 on, et kas see muusika, mida te mängite, et kas see on hea, kas see sulle endale meeldib, kas see annab sulle midagi emotsionaalselt ja nii edasi. Ehk siis kui 2 nendest 3 elemendist on olemas, siis tasub seda teha. Mul tuli kohe pähe eelmine aasta Brutal Assaultil selline tuumibänd nimega Paul Bearer mängis oma esimese albumi otsast lõpuni laivis läbi ja minu meelest eriti nagu meeldejäävad hetked sellest on esimese loo alguseks ju, vist esimene lugu oli The Foreigner on ju ja viimane lugu Given to the Grave, kus sul pool lugu on pikk instrumentaal sissejuhatus ja siis tuleb lihtsalt niisugune rusuv, madal, puhas tuum lihtsalt bassina ja see töötas laivis väga hästi ja kõik need nagu meeleheitel vokaalid sinna peale, et kindlasti on nagu väga palju laive, kus ta meeldejäävad hetke, aga see oli kohe esimene, mis pähe hüppas minul. Mulle praegu tuli esimesena meelde selline kontsert, kus Raba Rockil esines Static X, ikkagi selle originaallauljaga veel.
ja kuidagi enne seda ma ei olnud absoluutselt Static X-i kuulaja ega arvanud neist väga palju nagu midagi. Aga see live ikkagi oli nii hästi üles ehitatud, ta oli nii hea energiaga ja ikkagi hea soundiga, et ikkagi jättis väga tugeva elamuse ja peale seda ma ikkagi väga hea meelega kuulan seda bändi. Minu jaoks oli nüüd hiljuti Tapperas selline Blacki bänd nagu Belfegor. Väga selles mõttes, et kõik, mida sa ootad ühelt healt black metal live show'lt, seal kõik need elemendid olid nii hästi paika timmitud. Ja võib-olla teine äärmus, kus ma nagu sain sükse füüsilise elamuse, oli Helsingi ooperis. Ma käisin Toskat kuulamas ja siis, kui seal nii-öelda ooperi lõpus see ooperikoor ikkagi tõmbas nagu käima seal fortissimo, siis see oli ikkagi... Ma ei uskunud, et see mulle nii meeldib, et ma nagu ei kuule iga päev sükst asja, aga see oli väga võimas. Kuna mulle ei meeldi inimeste kohta nagu halvasti öelda, siis ma jätan selle küsimuse vahele. Jaa, mulle Hendriku puhul väga meeldib see süke peale lendamine, et tavai teeme ära, et ei ole sükest, et midagi räägime ja siis kuidagi lihtsalt räägime, et tavaliselt Hendrikuga on nagu see, et jaa, tõmbame nagu ikka käima, kui me millestki räägime. Ja Steni puhul on väga lahe see, et ta suudab alati meie aruteludusse leida mingisuguse uue vaatenurga ja hästi sükse asjaliku ja sükse asja, mille peale mitte keegi tihti teine nagu ei mõtle. Ja Jürit praegu siin ei ole, et Jüri on lihtsalt kirjutab väga lahedat muusikat. Tahtsin ka Steni puhul välja tuua sellise esimene mõiste, mis mul pähe tuli, oli outsider's perspective. Sellepärast, et teatavasti Sten nagu väga niuke mingi metalhead ei ole, on ju, ja päris nagu death metali mees ei ole. Aga see ongi lihtsalt nii huvitav, et ta annab nagu nii nagu teistsuguse perspektiivi mingisugustesse teemadesse ja ka tegelikult meie loomingusse nii audio kui ka nagu visuaali poolest. Ja Jaan on niuke hea projektijuht, täpselt samamoodi ütleks, et davai, teeme ära ja saagu tehtud, ütleme niimoodi. Ja Jüri puhul ma arvan, mis mulle meeldib, on see, et esiteks tal on väga hea õlle maitse. Ja teiseks ta on inimene, kes on, ütleme, ka oma igapäevatöö südini professionaalne selles mõttes ja tema selline nii-öelda nagu äriline või nagu niuke ettevõtte vaates mentaliteet, kuidas ta, ütleme, muusika asjadele peale lendab, on väga hea, et kui minu varasem kogemus bändi tegemisega on see, et sul on ikkagi kari kunstnikke, olgem ausad, ja kunstnikud on natkene niisugused nagu vabamad inimesed, siis Jüri suudab niisugust reaalklassi nagu influence'i sisse tuua sisuliselt nagu sellesse väga loomingulisesse ja mõnes mõttes kaootilisse maailma. No hea küll, ma ikkagi ütlen need negatiivsed asjad ka ära kõik, et tegelikult ma arvan, et mis mulle nagu selle bändi puhul nagu ikkagi väga meeldib, on see, et kõik liikmed väga hästi ikkagi suudavad üksteist täiendada. Et ühest küljest me tihti peale võib-olla nagu läheme mingite asjade üle natuke ka vaidlema, eks ole, et igaüks natukene annab mingit oma nägemust teatud asjade suhtes, mis meil on vaja kuidagi kokku leppida. Aga lõpuks ikkagi me rahulikult arutame oma vahel need asjad ära ja tavaliselt, et keegi ikkagi suudab oma nagu selle pointi nii hästi välja tuua, et me leiame selle ühise keele, ja täiendame üksteist, et selles mõttes need asjad toimivad nagu päris hästi meil bändis, ma arvan. Ja tihti ma ütleks, et meie olulised teemad ei jää lahenduseta ja minu arust isegi, kui meil on negatiivseid asju, paratamatult inimesed lähevad vahepeal ju raksu, see on nagu paratamatus. Siis me ei ole nagu seda kanti inimesed, et me siis nii-öelda ei lepi ära ja pärast tekib mingisugune vimm või mingi asi hakkab kuskil keema, vaata. Et meil on nagu, räägime otse nagu asjad
sotid selgeks sisuliselt ja on tehtud, räägitud, natuke solvusime võib-olla, tunded said haavatud, aga asi on räägitud ja liigume edasi tegelikult, et kõik inimesed on ikkagi täiskasvanud, et meil nagu selles mõttes lapsikuid inimesi ei ole bändis. Minu üks nagu esimesi siukseid väga lahedaid live-kogemusi oli, kui ma Hurricane'iga esinesin Leedus. Ja see oli nagu esimene hetk, kus ma nagu tajusin, et kuidagi bändi ja rahva vahel tekkis mingi hästi lahe sünergia. Seal ei olnud väga palju inimesi, aga need inimesed, kes seal olid, läksid nagu täiesti hulluks bändi peale ja hakkasid nagu bändile omakorda tagasi andma, et bänd nagu tahtis nagu veel nagu hullemaks asju keerata ja tekkis siuke nagu give and take efekt nagu, et hästi, see oli hästi kihvt. Eelmise bändiga Feieniga me esinesime mingisuguses Kaunase klubis ja midagi juhtus. Ma ei mäleta, kas ma pidin lava teise otsa minema midagi tooma või midagi. Ma mängisin kitarri tollel hetkel ja ma jooksin ühest lava otsast teise niimoodi, et mul oli kaabel oli kitarri ühendatud. Ja siis see hetk, kui see jonk käib, kus juhe enam edasi ei liigu. Ja see oli inimeste ees ja kõik niimoodi, see nagu halb. See lihtsalt millegipärast see mälestus ei kustu mu peast. Vahepeal ikka nagu kummitud, et mingi goddammit nagu. Meil on üks kontsert tulemas. See on Kurikuursal Hard Rock Laagril see aastal 2023 ja me esineme teisel päeval B-laval. Kell 8. B-laval. Hard Rock Laager 2023. Sergeant oleme me, kui juba Inteka jooksul ununes ära. Tuleb vinge ja kütteshow nagu ikka. Ja põhitegevused, ma arvan, on meil tegelikult plaanitud nüüd sügisesse, eks tahaks suvel natuke rohkem loominguga tegeleda ja ühesõnaga selliseid nagu päris bänditegevusi ka teha mõnes mõttes. Jah, et hakkame uut mussi kirjutama, mis tuleb veel ägedam kui see, mis meil praegu. Aga see on subjektiivne muidugi. Aga loomulikult on see ägedam. Aitäh! Aitäh!